Tere, minu nimi on Alex ja ma olen sellise startupi asutaja nagu Promoti. Ma tahaks kohe alustada siin ühe looga. Ma olen Volvo ja mul on selline kampaania nagu #Driving30. Selle kampaania point on siis säästa vett, et autot mitte pesta. Ja lisaks sellele nad plaanisid lansseerida ka sellise toote nagu Consciously Clean, mille point on siis, et see on sprei, millega saab ilma veeta autot pesta. Shoutout Upsteamile ka siin, kes sama probleemi lahendab. Tundub niisugune lahe teema, mida influencerite kaudu turundada. Tundub, et levib sotsiaalmeedias hästi, niisugune keskkonnasõbralikkus ja öko ja väga hea teema. Väga hea, teeme influenceri turundust. Aga keda siis valida? Volvo, pereautod, võib-olla võtaks pereblogija näiteks. Kindlasti tulevad keskkonnateadlik olema. Ja jälgijaid võiks ka olla, et nagu sõnum kuhugi jõuaks ka. Kuidas oleks näiteks temaga? Griselle Lim, 1,1 miljonit followeri, normaalne, jõuab küll kuhugi. Pereblogija, check. Tundub ka keskkonnateadlik. Väga hea. Teeme ära. Kerime natuke aega edasi ja tehtud. Ja tundub, et väga ilus pilt on ju, niisugune nunnu pühapäev perega. Ja ta kirjutab ka, et värskete vanematena nad soovivad teha puhtamaid otsuseid ja elada ökomat elu. Ta on väga õnnelik, et Volvo on lansseerinud sellise Conscious Clean toote ja ta soovib, et inimesed jätkaks selle #Driving30 kampaaniaga. Ta kirjutab ka, et ta väga ise ei viitsi autot pesta, aga et kui ta käib pesemas, siis ta vaatab, et kõik need toksiinid ja raisku läinud vesi ja siis ta toob välja, et nagu me peame alustama nendest väikestest muudatustest, et jõuda suurte muutusteni. Tundub nagu väga hea sõnum, on ju, läheb selle Volvoga hästi kokku, ilus pilt, väga hea. Vaatame, kuidas ta jälgijatele meeldis. Boom! See on jube, kuidas lihtsalt firmad valetavad tarbijatele raha eest. Boom! Kas üldse uudiseid jälgid või? Tead midagi Volvo heitgaasiskandaalist või? Nad ei ole üldse eko. Palun tea, mille eest sulle makstakse. Boom! Asi ei ole keskkonnasõbralikkuses. Asi on Volvolt raha saamises, et nende autosid promoda. Ja by the way, sa sõidad üldse Cayenne'iga, nii et sa oled väga silmakirjalik. See ei lähe üldse su imagoga kokku ja pole kümme, miks selline asi juhtus. Aga miks siis juhtus? Kõik tundus ju paigas olevat. Influencer turundus töötab kõigile ju nii hästi. See on jõudsas kasvus. Üle-eelmine aasta oli ainult 190 influencer turunduse agentuuri ja platvormi. Eelmine aasta juba üle 300, see aasta juba üle 700. Ja see turg kasvab ka rahaliselt. Selle aasta lõpuks on selle turuväärtus juba $6,5 miljardit ja aastaks 2022 ennustatakse $15 miljardit. Ja selle rahalise kasvu taga on väga lihtne põhjus. Roy, Tomosoni ühe influencer turunduse ettevõtte uuringu kohaselt võib teenida influencer turunduse investeeringu tagasi lausa 6,5-kordselt. Ehk iga euro investeeritud võib tagasi tuua 6,5 eurot. Kui see kõik nii ilus ja tore on, siis miks see nagu vahest tundub, et see ei tööta? Miks tundub, et need numbrid on pigem haruldased? Aga viga ei ole meetodis. Kui haamer võtta ja see tagurpidi kätte võtta ja naela sisse peeksma hakata, siis see ka väga hästi ei tööta. Kuigi haamer on väga efektiivne naela sisse löömise tööriist. Vaatame veel ühte näidet. See siin on Ben Francis. Ta oli poole kohaga pitsakuller UK-s, aga ta oli sisemas natuke ettevõtlikum. Ta müüs ka internetis näiteks numbrimärke ja tegi paar iPhone'i äppi, millega ta teenis vist mingi 8000 naela umbes. Aga siis tal olid suuremad ambitsioonid ja ta käis hästi palju jõusaalis ja mõtles, et vaatab ringi, nagu väga ei ole sellised lahedaid spordiriiete brände, mis mulle endale meeldiksid. Siis ta võttiski, et ma olen 19, mul on ühikatuba, mul on kardinõmblijast vanaema, alustame ühe laheda brändi nimega Gymshark. Ja seda ka ta tegi. Aastal 2012 ta alustas siis sellise toreda brändi oma ühikatoas oma kardinõmblijast vanaemaga. Ja peale 2 rasket aastat jõudsid nad lõpuks 250 000 naelase käibeni. Aga Ben teadis, et ta peab selle kuidagi viima kaugemale. Siis ta mõtles, et kasutame influencerit, fitness teema, väga hea. Ja seda ta ka tegi. Ta valis välja 2 influencerit, 2 siis fitness YouTuberit, Nikki Blackketter ja Lex Griffin. Ja nendega oli diil väga lihtne. Nad saavad Gymsharki tooteid tasuta ja nad peavad neid lihtsalt videotes eksklusiivselt kandma. Väga lihtne diil. Aga nüüd on küsimus, miks peaksid nii suured kontod lihtsalt ainult riiete eest tegema videosid? Nad võiks iga video eest vabalt mitu tuhat eurot küsida. Sellel ajal muidugi nende kontod olid väiksemad, aga siiski. Asi on väga lihtne. Neile lihtsalt meeldis see bränd, neile meeldis see visioon, nad armastasid seda ja see oli pikaajaline koostöö, nad said igasuguseid uusi lahedaid riideid nautida. Ja see on ka see, mis tekitab nende jälgijates usaldust. Nad näevad seda, et nad reaalselt kannavad neid riideid. Vaatame ühte Nikki postitust näiteks. Siin siis ta tuli just tagasi ühelt Dublini fitness-ürituselt. Ta siin postituses teeb väikse omapärase nalja, kannab Gymsharki ühte uut setti
ja siis tänab neid fänne, kellega ta siis seal kohtus. Vaatame, kuidas tema jälgijatele see meeldis. Boom, kohe üks ost ja paneme tähele, et selles eelmises postituses polnud isegi mingisugust üleskutset. Ta lihtsalt kandis neid riideid, ta ei toonud neid seal kuidagi isegi välja. Boom, ma armastan neid retuuse, mul on need juba olemas. Boom, mis suuruses need on? Ma tahan neid ka osta. Ja kõige olulisem. Sinuga oli eile nii tore kohtuda. Mul on hea meel, et me saime natuke pikemalt trepi juures vestelda, kui ma isegi arvasin. Ma olen see väike tüdruk nimega Emily ja me rääkisime, et me mõlemad oleme lühikesed ja natuke ka PewDiePie'st, kes on siis maailma suurim YouTuber, by the way. See siin on influencer, kes ei tea, et ta on influencer. See on see põhjus, miks need eelmised kommentaarid olid sellised, nagu nad olid. Nad kõik armastavad Nickit, nad teavad teda, nad teavad, et ta kannab Gymsharki ja see kasvatab nendes usaldust. Nad isegi ootavad järgmist setti ja nad isegi küsivad informatsiooni Nickilt, mitte Gymsharkilt endalt. Jätame Emily meelde. Emily on väga oluline punkt selles loos influenceritest, kes ei tea, et nad on influencerid. Aga võtame siis kogu selle influencer-majanduse tükkideks. Kes üldse on influencer? Eestis vahest räägitakse, et 1000 followeri ja siis oled influencer, aga kas tegelikult on ka nii või? Mõelge selle peale, millal teie viimati kellegilt nõu küsisite. Sellel hetkel sai temast influencer, kes ei tea, et ta on influencer. Võib-olla te küsisite nõu uue laptopi kohta. Tahtsite näiteks uut telefoni ja teil oli üks IT-tark sõber, te uurisite temalt, et kas see on hea, see ei ole hea. Ja kui see otsus reaalselt mõjutas teid kuidagi, siis teie suunda muditi. Nüüd vaatame uuesti Emilit ja neid teisi kommentaare. Palju teie brändil võib olla selliseid Emilisi? Kas te teate, kus nad on, kes nad on, mis nad teevad? Kas neil on strateegia nende kaasamiseks? Mis maksab üks vastus sellisele inimesele ja kui õnnelikuks see tema teeb? Ja kas ta räägib sellest kellegile? Ma arvan küll, et räägib. Ja see ongi uue generatsiooni influencer-turundus, mida meie kutsume superfänniturunduseks, kasutades influencereid, kes ei tea, et nad on influencereid. Tegelikult see ei ole isegi uus asi, seda on kogu aeg kasutatud, kas teadlikult või mitteteadlikult. Ja see ongi selle maagilise ROI taga, sellepärast et need superfännid on nõus tegema koostööd soodsamalt ja nende sisu mõjub ka siiramalt. Mida rohkem turundajate seas tekib teadlikkust selle osas, seda rohkem ka tavaline influencer-turundus aegub. Vaatame veel mõnda superfännide näidet. Siin on näiteks üks Promoti Lumene kampaania, kus siis Loora tutvustab ühte toodet, mida ta on 6 aastat juba ise kasutanud. Ta jälgijad teavad seda ja see mõjub ausalt ja siiralt. Siin on üks Promoti Circle K kampaania, kus siis kaasati päris Circle K fänne, kes reaalselt käivad ja joovad seda kohvi seal. Näiteks Keiu siin on nõus isegi 5.30 kodust välja tulema, et see hommiku starter cappuccino kätte saada, kui kodus kohvi otsa saab. Siis üks näide Promoti Wolti kampaania. Selles kampaanias mitte ükski osaleja ei saanud Wolti krediiti. Nad kõik on selle teenuse fännid ja tarbijad ja siin on üks näide Madli näol, kes siis hakkas veits lennujaama hiljaks jääma, siis ta tellis endale sinna söögi vastu. Väga lahe selline lugu. Ja muidugi ka meie enda superfänni kampaania. Ma andsime giveaway raames ära 2 seda sama lillat pusa, mis mul praegu seljas on, sest inimesed lihtsalt tahtsid need, ma ei tea, miks nad meie logo tahavad kanda. Ja siis me tegime, et okei, teeme giveaway. Ja mis juhtus? Vaatame näiteks Aneti storyt. Promoti ei ole minu jaoks lihtsalt niisama koht, kus saab lisaraha teenida. Promoti on minust teinud selle, kes ma tänaseks olen. Ja me saime 74 sellist storyt. 2 pusa, 74 storyt ja 300 uut kasutajat. Sest et me kaasasime superfänne. Okei, aga kuidas seda kõike siis teha tegelikult? Hakkame lõket tegema. Ja ei, ma ei läinud sujuvalt ellujäämiskursusel üle siin. Kogu turundust ja sotsiaalmeedia turundust võib tegelikult vaadata nagu ühte lõket. Aga kuidas lõket tehakse? Kõigepealt paned väikseid oksi, süütematerjali, tule otsa, viskad veits puid alla, paned veel puid, lõke läheb suuremaks, lõpuks on tore jaanituli, siis paned juba vanu kappe, palke. Ja siis ta kasvab, põleb, ja kui sa puud alla panemise ära lõpetad, siis ta vaikselt kustub ära ja nii ongi. Turunduses on samamoodi. Lihtsalt see leek on sinu relevantsus. Ja kui sa seda toidad, siis see püsib. Kui sa seda enam ei toida, siis see kustub ära, relevantsus langeb ja sind unustatakse. Nüüd, kui me nagu selle peale mõtleme, siis tegelikult ei ole mõtetki ju kohe hakata suurte influenceritega paugutama, kes tegelikult võib-olla su teenust või toodet ei ole üldse proovinudki. See on nagu võtaks võib-olla suure palgi, lähed tikuga juurde, hakkad panema, nagu väga head lõket sealt vist ei tule. Ja tasubki alustada väiksemalt väikeste okstega. Sinu enda kliendid, kes on juba sinu fännid.
ja siis seda kommuuni vaikselt kasvatada, kuni sa saad hakata lisama suuremaid puid. Ja millal neid suuremaid puid lisama hakata? Siis, kui nad ise sinu juurde tulevad. Nad on juba su kliendid, neil on juba see kogemus olemas, nad saavad seda ausat sõnumit edastada. Muidugi neid tuleb ka järjepidevalt kaasata ja selle strateegia nimi on Always On. See on siis mitte pigem kampaaniapõhine influencer turundus, aga võib-olla siis ütleme lõkkepõhine. Vahest kasutatakse ka terminoloogiat ambassador program, mis on ka väga hea strateegia, aga seal on siis kindel välja valitud grupp influencereid. Selle erinevus siin on see, et kaasatakse kõiki superfänne kogu aeg järjepidevalt jooksvalt. Miks see vajalik on? Miks seda peab järjepidevalt tegema? Ühe uuringu kohaselt on vaja umbes 7–20 erinevat puutepunkti, et üldse inimesed sotsiaalmeedias midagi otsustama hakkaksid. See on tore, kui keegi kirjutab, et oh my god, see on nii lahe, ma pean seda kohe saama, aga kas ta tegelikult läheb, ostab ka kohe või? Mõelge selle peale, mitu äratuskella inimestel hommikuti on. Paljudel siit 1 on, tõstke üles käsi. Päris tublid. Paljudel 2 on. Väga hea. Paljudel 3 on. Paljudel üle 4 juba on. Väga hea. Enamus inimesed vajavad 2–3 puutepunkti, et hommikul võtta vastu otsus voodist üles tõusta. Seega, miks nad peaksid kohe esimese puutepunktiga shoppama hakkama? Ma tean, mis te mõtlete, okei, lahe lugu vennas, aga nagu praktilisi näpunäiteid ka saab. Ja siit nad tulevad. 5 praktilist näpunäidet, kuidas te saate omaenda lõkkega alustada. Esiteks, tea, kes sa oled ja mida sa müüd. See on väga üldine soovitus, mida kogu aeg öeldakse nii edasi. Aga kuidas seda tegelikult mõõta, sest sa ise tead niikuinii, on ju, aga kas su kliendid ka teavad? Ja kui su kliendid ei tea, siis su superfännid kohe kindlasti ei tea. Ja see on tegelikult väga lihtne. Küsi 10 oma töötajalt või kõigilt, kui sul neid vähem on, kes me oleme ja mida me müüme. Siis küsi 10 või 20 kliendilt. Ja kui kõik sama juttu räägivad, siis see tegelikult on ka nii ja sa oled oma lõkke jaoks valmis. Järgmisena on oluline punkt 15–10 klienditugi. Su klienditugi ei saa olla lihtsalt klienditugi, kes lahendab probleeme, see peab olema kliendi kogemus. 15–10 klienditugi on see, mis teeb kliendist superfänni. See on nagu saekaater, kus su lõkkesse puitu tuleb juurde. Aga see on naljakas saekaater, sellepärast, et kui nad selle puidu valmis teevad, siis nad lähevad peedavad selle metsa ära. Ja järgmine samm on see puit üles otsida, ehk siis sa pead oma fänne märkama. Sotsiaalmeedia point ongi olla sotsiaalne, sa pead nägema, kus need inimesed seal sotsiaalmeedias on, nad üles otsima, et siis nagu märgata, mida nad teevad. Ja järgmisena, kui nad midagi teevad, mis siis juhtub? Kui nad näiteks postitavad, teevad story, kommenteerivad sinu kohta nagu, mis sa teed? Kiire aitäh, repost, kuidas kunagi. Erinevatel sündmustel on ju erinev kaal. Postitus on kõrgema väärtusega, blogi on veel võib-olla kõrgema väärtusega, story on madalama väärtusega, kommentaar on madalama väärtusega. Nüüd, mida siin praktiliselt teha saab, on see, et looge enda jaoks maatriks, kus ühel küljel on siis olulisuse järjestuses erinevad sündmused, näiteks nagu postitus, kommentaar, story, ja teisel küljel siis see, mis sa teed. Kui on kommentaar, vastan ilusti, tänan teda, on story, repostin, on postitus, võib-olla ta saab mingit tootekrediiti, tasuta kohvi, mingisuguse lahedama boonuse. Ja kui see maatriks lõpuks valmis on, siis ja üks boonus ka siia, see raamat Dark Triggers, selle point on siis see, et kuidas luua erinevaid neid lahedaid tunnustusi, mis siis tekitavad seda suust suhu turundust. Ja seda saab siis väga hästi kasutada, et selle maatriksi loomiseks. Ja kui see maatriks lõpuks valmis on, siis selle elus hoidmine on ka muidugi ajakulukas, selle lõkke. Sellepärast, et kui see lõkke vaikselt kasvama hakkab, sinna tekib järjest rohkem inimesi juurde. Ja seda maatriksit tuleb kogu aeg rakendada. Seda tuleb kõigile pakkuda. Hea näide siin on selline hotellikett nagu DoubleTree by Hilton. Paljud teavad seda? Mõned teavad, mõned on šokolaadiküpsis saanud. DoubleTree by Hilton teeb siis sellist asja, et iga kord, kui nende juurde minna, nad keskenduvad siis soojadele vastuvõttudele, see on nende bränd. Nad annavad kõigile sooja šokolaadiküpsise. Nüüd, kui sa esimene kord lähed ja sa ei tea seda, siis sa oled nagu, mis see on, jumala lahe. Lähed teist korda, siis sa mõtled, et äkki ma saan jälle. Siis sa saad jälle. Lähed kolmandat korda, siis sa juba tead, et šokolaadiküpsis tuleb. Siis sa saad selle, lähed 4. korda ka, ja siis, kui sa järsku enam ei saa, siis sa oled nagu, kus mu küpsis on. Ja samamoodi on selle maatriksiga, seda tuleb järjepidevalt kogu aeg teha, et see oleks efektiivne, sest inimesed lõpuks hakkavad seda eeldama. Ja nad tahavadki seda tunnustust saada sotsiaalmeedias, seda, et neid pannakse pedestaalile, et aitäh, et sa tegid seda minu jaoks. By the way, see šokolaadiküpsiste teema on kogu nende turunduseelarve. Nad serveerivad 65 000 küpsist päevas. Ja meie visioon siis ongi lõpuks teha see kogu haldus siis mitmekümne minutiga päevas
hallatavaks. Ja et selle lõkke hoidmine siis oleks lihtsam, me anname täna siin ära 10 firmale 50 eurot promote'i tootekampaania krediiti. Otsige pärast nende lilla pusade või särkidega inimesi, neid on siin 2 tükki veel peale minu, ja siis uurige neid networkingul, kuidas seda kätte saada. Jätke siis meelde, hoidke oma lõkke põlevas, hoidke ennast relevantsena ja see oli lugu influenceritest, kes ei tea, et nad olid influencerid. Aitäh! Suur aitäh, Alex! Ma olin eile ühel koolitusel, kus ma kohtusin inimestega, kes on sellest ajast nagu minagi, kus on piiparid olid veel moes. Ja nad on ka seotud turunduse ja kommunikatsiooniga ja nemad ütlevad, et tema 11-aastane laps Birgitte Susanne Hunti väga fännab, mina ka muideks. Aga ta ei usu, et kui Birgitte Susanne paneks kingad jalga, siis laps läheks päriselt neid kingi poodi ostma. Kas sa usud, nad ise arvavad, et see influencerite värk sureb ära varsti ja sellest nagu räägitakse ka natukene. Mis sa ise arvad, mis 5 aastat pärast influencerite turul toimub? Ma arvan, et influencerite värk ei sure mitte kunagi ära, sellepärast et see on sellest ajast peale juba, kui inimesed tulid koopast välja, hakkasid rääkima. Seal olid esimesed hõimujuhid, kes mõjutasid teisi. Kogu aeg on olnud olemas see inimeste mõjutamine. Mis täna lihtsalt erinev on see, et osadel on lihtsalt suurem auditoorium, osadel on väiksem auditoorium. Sotsiaalmeedia võimaldab meil lihtsalt võib-olla rääkida korraga miljoni inimesega. Ja see, kui tõsiselt sind võetakse, see ongi su nagu mõju tugevus. Seda on muidugi väga keeruline mõõta, aga ma ei usu, et see kuhugi kaob. Lihtsalt võib-olla kanalid muutuvad. Slido kaudu on saabunud telefoni päris palju küsimusi, võtan järjest. Mis on parimad case'id Eesti influencerite maailmast, mis tulnud teiega koos? Meil väga häid selliseid case studies'id ei ole kokku pandud selle tõttu, et me ei saa väga hästi kliendi andmetele ligi ja me oleme liiga lühikest aega eksisteerinud, et meil oleks nagu selliseid lahedaid asju välja tuua, aga ma enne just rääkisin Teeduga siin ja tal on 1 või 2 või 3 paar väga head näidet, kuidas influencer turundus on toonud positiivset roid, et pärast uurige temalt ka networkingul. Võid kohe rääkida ka? Tegi video sinna, me andsime oma tooted talle proovida kasutada, tegi video, 28 minutit oli video, 25 kammis juukseid ja jalgus koeraga. Ja seal lõpus oli siis väike lõikus, ta siis tegi endale smuutit ja mingi mandlipiime pani sisse. Peale seda oli case, kus Kati Kõusti siin saalis sassis mulle pildi sellest, et me olime ühe Kanada influenceri YouTube'i kanalisse sattunud ja siis peale seda tuli ka oste. Aga need ostud ei tulnud mitte Kanadast, vaid need olid Hollandist. Ja siis oli Kreeka ja nii edasi. Et tegelikult see näitas seda, et tehes või leides üks nagu väärtuslikku puutepunkti ühe influenceriga, siis tänane globaalses maailmas on sul võimalus saada tegelikult päris tulemusi ära küll. Aga seal üks näide veel. Aga ma korra ikkagi küsin selle sama küsimuse jätkuks. Aga oskad sa nimetada, võib-olla mitte siis teie ettevõtte, aga üldiselt ühe sellise influencerite kampaania, mis päriselt brändile tuntust kliente müüki tõi Eestis? Eestis, okei. Tegelikult meil üks näide on küll, ma nende numbreid veel ei tea, aga vaadates nende kampaaniaid, siis mulle tundub, et see töötab. On siis selline bränd nagu Sutu, kes teeb pilliroost kõrsi ja neil on nagu metsikult palju huvilisi meie platvormil, siis kes tahavad nendega koostööd teha ainult 10 kõrre eest. Ka kontod, kellel on 100 000 jälgijat. Nüüd, kui keegi 100 000 jälgijaga postitab selle 10 kõrre pildi, siis ma arvan, et kui sealt juba 1 ost tuleb, siis see on positiivne. Et see on kindlasti üks väga võimas kampaania lähiajal olnud. Kui ma Circle Case'i helistan ja küsin, et kas see kampaania, mis nad teevad seal, kus 5.30 tütarlaps püsti tõuseb ja läheb joob hommikuse cappuccino, kas ta füüsiliselt on mõõdetav? Jah, see tõi meile 10 uut 15-aastast klienti. Ja see on väga keeruline ja ma arvan, et ühe kampaania põhiselt seda mõõta ongi natukene võib-olla isegi mõttetus. See on samamoodi nagu ennemalt räägiti, et Postimehe ja kõige nendega, ta on natukene raskesti trackitav, puhtalt sellepärast, et Instagramist ta võib-olla, seal on paar teekonda, kust saab välja minna, kust tuleb otsene tunnel, aga ta võib-olla vaatab seda ja teeb otsuse hiljem, siis seda on jällegi väga keeruline tšekkida.
Ja mida ma soovitan, on see, et tegelikult tulemust mõõta pikaajaliselt, mingi kvartal, pool aastat, mis iganes eesmärk on püstitatud, kuna nagu ma rääkisin, see on pikaajaline protsess, neid puutepunkte peab palju olema ja siis saab vaadata, et palju nagu sisse pandud on ja palju tagasi tulnud on. Nagu selliste kampaaniate puhul. Väga hea, lähme edasi. Oskad öelda, mis on suunamudija poolt äraütlemise määr ehk mitu protsenti brändide pakkumistest tagasi lükatakse? See on tegelikult üpris kõrge, mis on hea. Meil on tavaliselt ühe kampaania kohta huvi on 20-30%, ehk tähendab, et 70-60% ütlevad ära, mis tähendab seda, et nendega see ei klikkinud, nad otsustasid, et nad ei osale. Ja siis on veel teine samm, kui nad kandideerivad kampaaniasse ja tahavad seal osaleda, siis bränd kukutab ka sealt mingi osa välja, kes nad näevad, et nagu ei ole võib-olla nii klikkis ja ei ole nii fännid. Ja siis on loomulikult sellest järgmine küsimus, millist raha influencerid soovivad? See on väga hea küsimus. Jällegi see oleneb, kui hästi see toode matchib, kas tegemist on võib-olla karjääri influenceriga, kes küsibki lihtsalt, vahet pole, kõik läheb 1000 €, aga üldiselt Eestis ma ütleks, et keskmine rahaliselt postituse eest võetakse 40 €. Suuremad 100-300, kui konkreetseid numbreid öelda. Kas see kõik sõltub niimoodi, et kas on nagu tundmatu inimene, siis on nagu A, B, C, D, G kategooria celebritid? Jah, sõltub, sest et tegelikult meil on ka influencerid, kes võtavad 500 €, kes on teinud 10 € eest, sest neile lihtsalt meeldib toode nii väga ja see ongi see superfännide teema, millest ma just rääkisin. Siin on umbes 10 küsimust ühel samal teemal. Kes on Eesti kõige rohkem küsiv suunamudija? See on hea küsimus. Ma tean seda, aga ma ei saa lepingut, et tema nime öelda, aga ma võin öelda, et on üks Eesti kuulsustest. Aga palju ta raha võtab? Niisugune 1000 ringis Instagrami postituse eest. 1000 ringis? Pluss-miinus natukene, jah. Okay. Kas pigem töötab selline, ma umbes kujutan ette, kelle see on, palju jälgijaid on? Minul endal või? Tal sellel? Talve. Umbes 80-90 000. Nii et Teedule veel ei piisa sellest? Mikro, palun väga. Eesti on kõik mikro. Aga kas ma saan õigesti aru, et sellised nagu, te hakkate kohe varsti paneelis sellest ka rääkima, et kas brändisaadikud või influencerid, et ma olen ise mõelnud, ma olen täiesti võhik selles küsimuses, et need, kes nüüd ikkagi igas postituses või igas oma teises postituses teevad neid pilte, et need nagu ei kõla nagu väga usutavad ja pigem töötavad need, kes kuidagi nagu peidavad selle, nii-öelda teevad seda Michael Jordanit ühe tootega, ta on ühe toote võib-olla saadik ja ta jagab selle nii-öelda esindamise pika aja peale. Jah, see on õige. See, kus iga kord tuleb see hobuse poos ja värk ja siis see nagu ei tööta, kus feed on lihtsalt kõik on promopostitused. Nad mängivad oma enda usalduse maha enda jälgetega ja nad lihtsalt näevad, et okei, ta on lihtsalt sell out. Aga kui ongi see konkreetne nagu Michael Jordan ja Nike'd, siis ta nagu Gymshark ka, ta fännid teavad, et nad niikuinii kannavad kogu aeg seda, seega kui nad toob midagi uut välja, siis ta fännid on, ohoh, midagi uut tuli, vaata, nad teavad juba, et ta kannab seda, see ei mõju nagu sellena, et jälle ta paneb seda Gymsharki. Mingi 52% oli vist statistika, inimestest jälgib erinevaid nagu iidoleid ja kuulsusi selle nimel, et saada mingisuguseid tootesoovitusi ja uusi asju leida. Kuidas suhtuda sellesse, et täna saab osta followeri? See on, ma kutsuks seda influencer turunduses pettuseks ja ma ei soovita seda kellelgi teha ja me arendame praegu ühte lahedat tarkvara, mis varsti tõmbab meil siin selle, vähemalt Eestis tõmbab kõik puhtaks, ehk siis ma võib-olla teeme niisuguse teenuse, kus sa saad influenceri nagu handli sisse panna, siis sa näed, paljudel neid on ja paljud neid seal nagu shoppamas käinud on. Seega, kes on ostnud, ja ma soovitan kustutama hakata neid vaikselt. Kui te profiili private'iks panete, siis saab delete'ida. Võtab võib-olla veits aega, kui 100 000 on ostetud, aga... Kas te olete loobunud lepingutest näiteks ka selliste fantoomi jälgijatega suunamudijatest? Meil on see, et me otseselt nagu ei ole nagu agentuur, me teeme seda väga head haamrit lihtsalt, ehk siis brändi enda otsustada, meie märgime lihtsalt nad ära, et okei, temal on nagu suure tõenäosusega ja siis lihtsalt tavaliselt brändid nagu ei tee nendega koostööd. Kui palju te tajute, et sellesse influencerite maailma tuleb ka nagu see päris elu nagu järgi? Et lihtsalt hea näide, eks ju, et suhteliselt hiljuti ühel juba ka siin lava peal nimetatud naisterahval oli pilt ühe alkoholse tootega. Tegelikult see on keelatud ja tegelikult asutused näevad ka täna juba vaeva, et kutsuda noori üles, et nad ei läheks nii-öelda nende brändi lõksudega kaasa, koju saadetud alkoholiga, ei teeks neid pilte.
Jaa, seda vaikselt reguleeritakse ka, minu arust praegu on isegi töös mingisugune influencerite seadus või mingi uus lahasi, kus siis reguleeritakse ära, et mida võib teha, mida ei või teha, kuidas peab postitus märgistatud olema, näiteks meil on see ülioluline, meil nagu ükski influencer ei saa oma teenuse eest tasu, kui ta ei ole nagu märgistanud seda. Ja kindlasti seal reklaamiseaduses on ka nagu hästi palju niisugust, see on hall ala, et kui kellelegi makstakse, et tee seda sisse kas reklaam või siis, kui sa peidad selle ära ja pane postituse tähistust, siis sa vaidled, et see on mu isiklik soovitus, ma võin ju ise panna Viru Valgega pildi, aga mis siis saab, et see, kuidas sa tõestad pärast, et nagu ta kuidagi seal mingit, okei, saab küll tõestada, aga see on nagu jällegi pikem protsess ja kes hakkab menetlema seda võib-olla mingi 50 euri pärast. Viimar küsimus, sellest on natukene otsapidi juttu olnud, aga veidi konkreetsem küsimus. Kas teil on näidet, kuidas firma käive kasv on otseses seoses influencer marketingiga? Ja boost yourself. Eestis, aga füüsiliselt Eestis? Nagu Eesti-siseselt või? Jah. Mul ei ole praegu mingit head case studyt kohe nagu selle osas võtta, et tavaliselt jah, vaatame, võib-olla me Sutuga saame mingi hea case study sellega. Seal on lisaküsimus ka, ma nüüd ei tea, mida see tähendab. Milline on CPA? Meil on cost per engagement CPE on umbes 0,2 kuni 10 senti, et ma CPA-d ei oska näide peast kohe öelda. Superluks, eesti keelt siin ei kõlanud. Aitäh! Aitäh!